6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Sõbrad ja tere ka kõigile neile, kes võib-olla nii vara üles ei saanud ja vaatavad meid järelvaatest. 7.45 läheb tänane täispikk rallipäev lahti. Nii kaua võtame meie siin eilsed sündmused kokku ja arutame, mis võiks juhtuma hakata täna. Eile loomulikult suurejooneline avatseremoonia ralli poodiumil Raekoja platsis. Roland, millised on muljed? Mahtusid sa sinna Raekoja platsi ära? Jaa, tere hommikust. Mahtusin ilusti ära ja show oli ikka ju nagu maailmatasemel. Et kui me korraldame maailmatasemel rallit, siis see kõik, mis sinna juurde käis, oli ikka uhke. Sa nägid ise ka, et tegelikult ju pidu oli kõva. Ja loomulikult see maailmatasemel pidu jätkus õhtu ja hommiku tundideni kindlasti, et näha oli, et rahvas nautis seda ralli algust kõvasti. Pean tunnistama, ise seda avatseremooniat lõpuni koha pealt ei vaadanud. Kerge klaustrofoobiline tunne tuli lihtsalt, et läksin oma ööbimiskoht ära ja sättisin ennast katseks arvuti ette. Aga me kohtusime seal eile Vippalas Tartu linnapea Urmas Klaasiga, nii et vaatame ära selle intervjuu. Härra linnapea, mina ei saa sotti, kas Tartu on nüüd korvpallilinn või rallilinn? Tehke mulle selgeks. Tartu on spordilinn ja Tartu on kirglik sportlaste ja spordiaustajate linn. Nii et Rally Estonia kuulub absoluutselt Tartusse ja Rally Estonia kodu on Tartu, me oleme seda juba nii paljude aastate vältel tõestanud. Ja täna siin te näete fantastilist publikut ja see rahva tuleks ja muudkui kestab ja tuleb inimesi kindlasti juurde. Oluline on see, et siin on ju võimalik nautida osa saada rallispordist, aga ka väga võimsast meelelahutusprogrammist Tartu südalinnas. Me näeme ilmselt maailma kõige suuremat ja vägevamat rallipoodiumit ja kõige pikemat catwalki, mis WRC ajaloos on nähtud. Te seda ei karda, et kui te Urmo Aavale nii palju vastu tulete, mis ta siin kõik korraldada tahab, et ta järgmine aasta tuleb ja küsib, et kas me võime katse botaanikaaias ka teha? Urmo Aaval ja oma meeskonnal alati on väga ägedad ja head mõtted ja meie koostöö ju on aastatepikkune ja ka selle 22. aasta WRC ralli korraldamine on ju kestnud terve aasta. Nii et need nõupidamised, kokkusaamised on olnud väga pikad ja see koostöö on väga hea. Nii et see vastastikune usaldus, mis meil on väga kõrgelt hinnatud ja ma olen veendunud, et me teeme taaskord maailma ägedaima WRC ralli. No kõik linnaelanikud võib-olla ei vaata rallit, kõiki võib-olla ei tahaks, et siin mürts ja kärts siin Raekoja platsis toimuks. Mida te ütleksite nendele inimestele, kes võib-olla hetkel ei taha olla Tartu kesklinnas? Selge on see, et inimestel ongi erinevad huvid, aga tartlased on mõistvad. Nad saavad aru, et selline suur võimas spordipidu Tartu linnas ja Lõuna-Eestis on ka siis meile väga oluline, kui võib-olla igaüks ei ole rallifänn, ei peagi olema, see on ju selge, aga need samad rallifännid võib-olla jällegi ei naudi nii palju mõnda muud spordiala, millele me ka ju Tartu linnas võimaldame häid tingimusi korraldamiseks. Nii et nii see on, et tuleb olla mõistev ja aru saada sellest, et ka ajutised ebamugavused tuleb üle elada ja loomulikult mina linnapeana olen väga tänulik tartlastele selle mõistva hoiaku eest. Ja lõpetuseks, mida head sooviksite Ott Tänakule selleks nädalavahetuseks? Naelkummi, aga loomulikult seda, et täituksid tema ja tema partneri unistused. Meie elame kaasa ja loodame, et tuleb turvaline ralli ja tuleb selline, et Ott ja Martin saavad öelda, et tegime parima. Linnapea Urmas Klaasi mõtted, huvid on erinevad, aga meie huvi on selgelt rallisport ja rallisport on nakatanud ka meie reporterit Laura Kalamit, kes loodetavasti on meil
juba liinil ja kuskil raja ääres, kohe kuuleme täpsemalt, kus ta on. Kõigepealt proovime, kas meil ühendus on. Veel ühendust ei ole. Ma tean, et ta peaks olema Peipsi ääre katsel. Kas see nii on, eks see varsti meil selgub. Vaatame kiiresti äkki esimese katse siis üle või? No just, eile. Eilse esimese katse, et Greg Priin alustas isegi võib-olla veidi üllatavalt katsevõiduga Kalle Rovampere ees ja kolmanda koha Elfin Evans võttis mõlema vahe 0,1 täpselt, nii et väga tugev stardi igal juhul tegi ära Priin. Nii et ma ei tea, loodame, et see kiirus jätkub ja nagu ka eile poodiumil öeldi, siis Priin võib-olla on see nii-öelda must hobune siin, kes ikkagi suudab kõiki üllatada. No vahed on väiksed, seal enamus võtsid väga ettevaatlikult, sest näha oli, et need põhupallid on teele väga lähedal ja need kivid ka loomulikult lõikamiskohtades. No mõnel sõitel ikka läks päris lähedalt. Üks, kes kohe selgelt meenub, oli Egon Kaur, kes millimeetrite küsimus iga kiviga, et ilusti seal lohistas seda autot nendest kividest mööda, et oli päris palju selliseid napikaid. Ja kui ma aegasi vaatan, kes ilmselt siin midagi korraldanud on või midagi juhtunud katse peal, siis ilmselt see on Priit Koik tegelikult 41. aeg alles ja kaotust, ütleme katse liidrile Priinile 25 sekundit, aga esimesele siis Rally 2 autole 22 sekundit umbes, nii et midagi seal pidi juhtuma. No Priiti küsis, et kas ta võib meile uuesti saatesse tulla, et saame küsida. Jah, just me peame selle üle täpsustama. Aga Neville 4. ja Ott Tänak 5. Vahed ja nagu sai öeldud väiksed, Neville kaotab 0,3 Priinile ja Ott Tänak 0,5. Et väga väiksed vahed seal on. Eks see rohkem rahvale oli? No jah, aga tegelikult isegi selliseks publiku katseks päris vaatemänguline võiks öelda, et kindlasti rallidel on selliseid ütleme mõttetumaid publiku katseid, kus nagu midagi väga ei toimu, et siin oli vaadata küll midagi. Läheb siis tänane ralli lahti Peipsi ääre ja Mustvee ja Raanitsa ja Vastsemõisa katsetega, mis siis eelmisel aastal olid kavas teisel päeval ja kui me mäletame, siis Peipsi ääre katse esimene läbimine laupäeva hommikul oligi just see, kus Kalle Rovampere nii-öelda otsustava eesmineku tegi 10,7 sekundiga Ott Tänaku ees selle katse võitis. No tahaks olla see kärbest seinal esiteks selles nõupidamisruumis, kus otsustati, et see catwalk tuleb teha purskkaevuni ja teiseks, et võiks need otsustavad katsed kohe esimeseks päevaks panna. Jah, mind see esimene nii palju võib-olla ei huvita selle küsimuse arutamine, aga teine küll, et me mäletame selgelt, kui Surmaava eelmine aasta meil stuudios ütles, et need 2 katset, mis täna on esimesed 2 katset, on ralli otsustavad katsed ja panna need hommikul kohe sõitma. Hommikul niigi on, ma ei räägi võib-olla WRC meestest, aga tihti peale ikkagi hommikul on raske üles ärgata. Nii ilmselt ka mõnel WRC mehel. Ja minna neid katseid sinna sõitma, see on päris raju andmine, et nagu sai mainitud ka, need kraavid, metsavahe, kitsas, tekib nähtavuse probleeme kohati, et need 2 katset, et kui kuskil ajavahe tekib, siis täna hommikul võib see kohe tekkida, et ülejäänud sellised katsed Rally Estonial on ikka väga, ma arvan, et 0, midagi sõitmist, mis vahed hakkavad tulema, et need 2, kui kuskil tekib, siis siin. Kuule, aga sa käisid ju eile linna peal. Sul ei ole siseinfot, kes võiks olla parema unega, kes varasem ärkaja, et linna peal ühtegi nendest nimedest ei nähtud? No ma tean, et mina olen kiire ärkaja. 13 minutiga. 13 minutiga vanalinnast Ermis ja stuudios ja rääkimas. Aga ei, mul kahjuks ei ole, seda infot ei saanud linna pealt, et kes kus midagi tegi. Või kes kui ärkaja, seda mul kahjuks ei ole. Sellist vaikivat kokkulepet ei tehta meestel omavahel, et kuule, võtame kõik selle esimese katse rahulikult. Kuhvi saab alles teise katse lõpus. Ja siis keegi tuleb ja mõtleb, et vahet ja lähme ikka parema. Ei, kahjuks või õnneks seda ka ei ole tehtud, et eks need, igal juhul nali naljaks, 2 katset täna hommikul tegelikult saavad olema väga põnevad. Soovitan kindlasti kõigil jälgida neid. Kalle Rovampere eelmine aasta võttis sealt tegelikult nagu oma rallivõidu, nagu Urmaava ütles eelmine aasta, nii et väga huvitav saab olema jälgida, mis see aasta siis tuleb, kas ta suudab korrata seda. Kui suur on, kontrast on suur selles mõttes Keenia ralliga, et viimased katsed sai ju nikerdatud seal raskel maastikul, aga nüüd siis võrdlemisi puhas tee,
gaas põhjas, et see kontrast on päris suur, sellele harjumiseks kulub ju ka aega. Kontrast on suur, aga ma arvan, kõik on väga rahul sellega, et lõpuks ometi on tee peal võimalik sõita, et me teame, mis teed olid Keenias ja seal teed tegelikult ei olnudki, et seal oli auto hoidmine. Siin täna saab autoga sõita. Kontrast on suur, aga ma arvan, kõik on väga rahul selle suure kontrastiga, et lõpuks ometi ei pea autot nii väga hoidma. Tuletame meelde, et loomulikult Raanitsa katsel on Delfi hüpe, hääletus on juba lõppenud. Kui hüppe on ka lõppenud, siis anname hääletustulemustes ka teada ja kindlasti võtame võitjaga ühendust. Loodame, et keegi ennustas õigesti ka. Kas meil nüüd võib olla ühendus Lauraga? Kui ei ole, äkki saame panna video. Peep Pahv käis kõik need katsed läbi ja Selgise karjääris tegi ühe reportaaži sellest kuulsast hüppest, millest on internetis isegi meeme. Kõik välismaalased räägivad sellest ühest hüppest lihtsalt, mis tegelikult ei olegi, ma arvan, lõpuks hüppe. Ja, tegelikult ei saagi rattaid. Seal ei saa rattaid lahti, sest kui sa saad rattaid lahti saad, siis on juba katkestamine põhimõtteliselt. Et siis on auto katki kukutud. Võib-olla kergelt saab lahti. Aga vaatame, kas see video läheb peale. Nüüd me oleme Selgise karjääris, see on siis ralli teine kiiruskatse ja ütleme selle kiiruskatse kõige rajuma hüppe juures, et kui siit nüüd kaamera näitab ja näha, et täitsa kõrgelt autod tulevad alla ja päris aus olles me korra oleme selle juba ise autoga läbi ka sõitnud, et see oli nagu niisamagi päris hirmus, et no ütle Urmo Aava, et mis te teete rallisõitjatele siukseid kohti, ütleme, kus nad peavad suusahüppajate kombel lendama hakkama? No ega nad ei pea ju. Sellest, et saab kiiruse valida ja tulla ja nii nagu ma sulle näitasin, siis peale sõita on üsna lauge, et siin õige sõidukiirusega tegelikult on võimalik laugelt tulla. Ja me ei ole seda teinud, et siin oli tee olemas, tegelikult teepõhi. Seda on 2001 ja 2002 ka talverallil kasutatud ja me tegime lihtsalt tee korda. No see hüppe tuleb vaieldamatult ikkagi, on ta lauge või ole väga pikk, et mis sa ennustad, et kui kaugel autosse lendavad, kas päris siia alla välja, kus me seisame? Ma arvan, et see ei ole mõistlik, et see on nagu suusahüppes, et kui sa sealt ikkagi nagu päris alla välja tuled, siis kindlasti see ei ole hea, et võib-olla see pikkus ei olegi nii hull, et ilmselt 25 meetrit saab hüpata, sealt edasi läheb see asi ohtlikuks ja ebamõistlikuks. No kas võib ütelda, et see on selle ralli, ütleme kohe alustuseks ka üks atraktiivsemaid kohti üldse, nii pealtvaatajatele kui, ma ei tea, fotograafidele või kui ka mingist ülekandevaatajatele, et siin igal juhul efektseid momente jääb kõvasti ja ütleme, see on ainult see sissesõit, et siin pärast tuleb veel need efektseid kohti. Jaa, et kogu see Selgise karjäär, miks see muutus sai ka tehtud, et luua pealtvaatajatele hea ligipääs sookalduse kaudu, väga hea lai kruusatee ja siin ikkagi üle kilomeetri on nagu väga hästi jälgitav kogu see karjääri sissetulek, karjäärist väljaminek, ägedaid kurve, ägedaid hüppeid ja ka selliseid nagu kihvte nagu lohket, lähed lohust läbi ja mitte ei ole niivõrd nagu hüpe, vaid tekib kompressioon, energiavedrustusse ja peale seda läheb nagu sujuvalt lendu, et hästi palju erinevaid tehnilisi elemente, mida jälgida. No jah, kilomeetrine lõik, siin on palju künkaid, mitu hüpet selle ühe lühikese lõigu peal on, mitu korda autod saavad siin rattad maast lahti? Ilmselt kiiremad, selline 6-7 korda saavad maast lahti, aga ma ütleks, et meie fookus siin ei olnud selles, et teha hüppeid jälle. Pigem fookus oligi see, et eelmine aasta see Selgise karjäär oli ülipopulaarne, rahvale see meeldis ja tuuagi nagu võistlusautod nagu teiselt poolt sisse, et pealtvaatajad saaks rohkem ligi. Ja see teiselt poolt sisse tulemine lihtsalt oligi tehniliselt nii äge, et nii nagu siin näha olnud, et näha on, siis tegelikult see maastik on siin juba jääajast formeerunud, et ega me ei ole siin midagi vedanud pigem. Ei ole buldooseri kokku lükatud see tõus, eks ole? See on nagu reaalselt, siin on ka näha elektripostid, et me nii kõvad mehed ei ole, et kõike seda. Oleme tagasi otse-eetris servispargist. Meie selja tagant võetakse autosid siis ükshaaval Park Fermeest välja. Jõudsin ise siia Park Fermeesse täpselt sel hetkel, kui Kalle Rovampera ehk esimene startija seda oma autot välja tooma läks. Mis kell see juba oli?
6, äkki 15, 6, 17. Jube varajane. No just, uni oli lühike. Aga ma võrdleks seda katsete järjestust siin sellega, et nagu Terminaatori kontserdile läheks ja Juulikuu lumi on esimene lugu, et kohe hitid kohe esimesena. Midagi on valesti, on ju. Maiuspale peaks lõppu jääma või? Ja ei, lõpeb sellise mitte midagi ütlevate lugudega. Aga mis on huvitav veel see, et meil on ju kõige hüpete rohkem ralli sel aastal, aga see hübriidajastu pole veel selliseid katseid näinud, et kas hübriid peab vastu? Eks me näeme. Eks meil hüppeid on tegelikult ikka olnud kalendris see aasta. Kas jah, nüüd nii palju igal katsel või ralli peale, nagu nüüd me Rally Estonian näeme, ilmselt mitte. Aga suuri ja sellist korralik hüppeid loomulikult on olnud ja pole probleemi siiamaani olnud. Tegelikult hübriid on üldse ennast nagu, ma arvan, positiivselt küljest näidanud. Ei ole seal midagi hullu tegelikult, et küll me hooaja algus kartsime ja ega oligi sõitjatel oli probleeme ka sellega Montes. Aga neid probleeme on tegelikult iga ralliga aina vähemaks jäänud ja tegelikult minu meelest enam ei saa üldse rääkida sellest, et hübriid on probleemiks. Et see on pigem selline juba võiks olla, ma arvan, harv juhus, et mingitest vigadest õpiti, midagi muudeti peale Montet ja tegelikult kohe peale Montet ka need probleemid nagu suures pildis kadusid, et ma arvan, et täna meil ei olegi enam mõtet rääkida, kas hübriid peab vastu kuumust, kas hübriid peab vastu, ma ei tea, jahedat Rootsis või kas ta peab vastu hüppeid või midagi. Ma arvan, et see on selle enam poole hooajaga täestanud, et see on sellise auto võib sõita küll rallit. Just. Värske rehvi info ka meil sellest rekkas siit Pirelli väljastas siis sõnumiga, et kõigil masinatel on kaasas 5 pehmet rehvi. Ehk siis kõik on ühe varuga. Jaa, vaata, nii kiirel rallil see 30 lisakilo, mida peale võtta, see on juba liiga karm. Et esiteks sõidu tunne muutub kindlasti, kui sul on 30 lisakilo pagasnikus. Ja teiseks see kaal ka loomulikult nende kiiruste peal juba hakkab natuke mõjutama seda katseaega lõpus, nii et igati mõistlik valik loomulikult. No, katsed on ikkagi ralli kõige pikemad, Peipsi äärel pikkus 24,35 ja Raanitsel 21,45. Ja, õnneks ei ole sellised väga tehnilised ja nikerdamised, kus rehv saaks väga palju kuluda, et kiired katsed, päris pehme pinnas. Nii et tegelikult rehvi kulumine ei tohiks olla siin väga suureks probleemiks. Nägid seda teepinnast ka, et kas, kui palju see võib muutuda teiseks läbimiseks ja kas, kui raskeks see muutub tagumistel meetrile nagu Priit Koik? Väga raskeks, väga raskeks, eriti teistel läbimistel ja Priit Koigu jaoks. Lõuna-Eesti teed on pehmed ja nad on midagi olemused sarnased, nagu on Poola, väga liivane tegelikult. Erinevus on see, et karjääris kujutan ette. No kindlasti karjääris. Erinevus on see, et Eestis on kivine, Poolas ei ole. Nii et siin need kivid lihtsalt hakkavad ühel hetkel rehve lõhkuma ja autosid lõhkuma, kui neid mingi katse peal liiga palju on. Aga jah, teed on pehmed kindlasti ja tagaotsa meestel päris raske tulla. Tänase osa pikkus üldse on siis 140,84 ralli kõige pikem. Minu arust ei ole reedene päev tavaliselt kõige pikem, et ikka laupäevaks üritatakse neid tummisemad katsed panna. Jah, enam ikka sätitakse niimoodi. Aga selline programm ja selliselt tuleb meil minna. Teine saade meil täna 13.30. Loodetavasti selleks ajaks on Ott Tänak ka jõudnud hooldusalasse ja oma intervjuu meile andnud, et see siis ka lõunal maha mängida. Üritame siia leida põnevaid külalisi ja oleme siis täna veel 2 korda otse-eetris õhtul kell 8 ka. Et head rallit kõigile, pöidlad pihku, et meie mehed jõuaksid ikkagi päeva lõppu. Kohtumiseni. 6. käigu tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.